No tervitust, mis toimub? Õigemini, mis toimus? Täna on 24. märts ja tegelikult seda videot ma alustasin juba mitu kuud tagasi. Aga alustan täna seda uuesti seda alustusklippi sellepärast, et selle originaalklipil jäi mingi imelik mikrofoni pinin peale, et ma ei filminud seda otse GoProga, vaid läbi arvuti. Ja jäi välise mikrofoni mingi pinin jäi peale. Nüüd ma siis teen uuesti selle klipi. Alustab siis kõigepealt jõulutulede parandamisest. Ühed jõulutuled ma siin ära parandada, parandab need kõigepealt ära ja siis hakkab ehitama akujaama ja see on niisugune taaskasutusprojekt rohkem, niisugusest pahades asjades nagu e-sigaretid siis, nende sees on niisuguse väikseid akusid, poole ampertunnisid ja niimoodi, nendest siis üritame akujaama ehitada, vaatame kas see nali õnnestub või õnnestub, eks seda näha ole. Jääge siis kindlasti kõik siia kanalile edasi vaatama seda videot, vaatame siis kuidas see ehitus välja nägi ja mida ma tegin ja kas õnnestus või õnnestunud see mõte. Kuigi see on esimene osa kõigest ainult sellest videost, sest tuleb ka jätku osa. Viimati ütlesin, et hakkasin jõulutulesid siin korda tegema. Nüüd olen nüüd jubedatini jõudnud. Aga no õnneks ma leidsin selle vea kiirelt ülesse. Üks juhtmats on siin, teine on siin ja kuigi siin oli ka veel üks ots, aga ilma, ma ei tea kus see pärit on, õigesti ilma selle otsata see töötab väga hästi. Praegu ei tööta mitte midagi, aga nüüd kõik töötab. Ja mulle pole veel silma jäänud ka, et mingi sektsioon kuskil ei töötaks. No nii, mis toimub? Vahepealsed tuled korda. Nüüd nad kõik funksivad ja põlevad mul ilusasti. Aga hakkab see sisse siis leiutama seda akujaama, siis kõik need seinad siis, mis siin on, lõikab välja. On 6. jaanuari õhtu ja nüüd on aeg näidata, mis ma siis teinud olen. Ja viimati ma ju hakkasin lammutama seda kohvrit siin seest või nüüd see pahe seinu. Ja vahepeal on ta ära saanud. Siin mingi pistike sein on jäänud, siin ka, aga see las jääb. Ma ei viitsi seda hakata lahti lõhkuma siit, et las ta jääb. Mis siis järgmisena? Tuleb kavandada siis selle lülitiploki koht ja ongi lõhe olemas. Ei saanudki seda kaigasid küljest enam ära, see on nii hästi liivitud siia. Kuuma liimiga küll pandud, aga liiga hästi pandud. Paneb nüüd selle siia kinni, kõigepealt siis tuleb muidugi siia laksutada liivi piisavalt. No näed, ikka veel ma kõigiden siin. Ja see jupin sai külge. Vähemalt praegu on ta küljes. Ma ei tea, kas ta sinna külge jäi nüüd. Ju siin kabinetis on ju külm. Aga ma loll. See jupin ei võta siia ju külge. See külmub vangub kohe ära ju. See peaks olema, ma ei tea, 100-kraadine liim. Siis ta nii kaua püsib veel vedelema kujul, kui ma siin seda asja siin jõuan kinni panna. No, praegu on äkki lootust, et asi mõnda aega kestab. Nii. Nii, töötab. Tundub, et asi ikkagi töötab praegu. Kast sai praegu põrandale. Nüüd vaatame, mis siin kastis siis on. Siin on akud. Ja siin on neid tõeks olema 30 tükki. Ja need on mul, näete, siin on kirjutatud numbrid asjad peale. Kõigepealt sorteerib need akud ära. Üritame ikkagi nagu pingete järgi nad enam ära ikkagi siin sorteerida. Need peaks kõik olema poole ampertunnised pulgad mul. 3,7 volti muidugi. Siis nüüd sorteerib ära ja siis jootab 5 plokid kokku või 5 ampertunnised plokid. See tähendab seda, et 10 tükki peaks ühes plokis mul nüüd akusid olema. Ma loodan, et mul tuli siit välja, aga ma peast ei mäleta enam. Kui ei toon, siis ma laua pealt siit kiirelt vaatan juurde mõned. Akud on mul siin laua peal, 3 plokki. Paneme siis nüüd teibiga 5 plokkidesse. No näed, ja ongi esimene plokk on joodetud. Siia tuleb nüüd, tegelikult peaks siia nagu isoleeri tõmbama, aga kuna see on alaisool,
3,7 volti on siin selle ploki peal umbes. Siis tõmbab see MacGyver teibimingi peale. Plaksti peale, plaksti siia pole ka peale. Et mõlemale pole peale. Aga vaatame ka, mis see pinge siin ütleb. See punane on pluss meil siin ja roheline on meil miinus. Ja pinge on 3,4 volti. Aga jätkab mingi teine päev, sest ma panen siin oma träna kokku ja lähen magama. Täna 22. veebruar. Et ilmad on soojemaks läinud, et nüüd on mõni kraad külma enda õues. Et nüüd kannatab siin töökojas jälle olla ja pea nii jõuliselt kütma siin. Et lihtsalt oleks nii piisavalt soe, et siin annaks midagi teha. Ja täna, mis mul siis eelmine kord ka pooleli jäi, või mitte pooleli, jäigi pooleli selles mõttes, et mul on siin 4 akuplokki. Et üks on siin 0,5 ampertunnine, 2 tükki on 0,4 või õigemini 3 tegelikult, see on ka 0,4. Et see plokk läheb üheks kokku. Siit ma saan 10 ampertunni kätte. Ja siis läheb 2,5 ampertunnist plokki ka omavahel kokku nii-öelda, et siis 2,5 ampertunnist plokki tekib ja üks 0,4 siis. Et muidugi väga hea oleks, kui nad on kõik ühe mahtuse kakud, aga ma ei ole nii palju võtta praegu neid. Ja siis lõppmahtuvuse järgi praegu otsustasin ära, et kuna BMS on, siis BMS-ile ühele poolele paneme 0,4 ampertundi ja teistele poolelt paneme 0,5 praegu. Et kokku arvutades on mahtuvused plokiti samad. Et siis hakkan sildama neid siin jälle. Et jootekolviga keegi kommenteeris ka laivi alla, mis ma kunagi tegin, et jootekolviga ei ole hea mõte joota. Tegelikult ei ole hea, aga kuna siin on näete nii pisikesed kontaktid ja neid on joodetud juba siia peale, siis ei ole midagi paraku teha. Siis ma lihtsalt jooden ise ka. Ta ei ole hea, aga korra jootmine nüüd nii halba ka ei tee. Ma pidevalt ainult joodaks neid, siis oleks hoopis probleem. No nii, mis tehtud sai vahepeal? Plokid said kõik ära sildatud, juhtmed külge pandud. Ja sai ka siia kohvri sisse nüüd see voltmeeter ära pandud. Et see on voltmeeter siin. Teise pool on siis nii-öelda need numbrid. Ja nüüd hakkab siis nende lüliti jalgade peale joot. Et siin on siis niimoodi, et keskmiste jalgade peale tulevad akude pluss ja miinus. Ja siis siit äärmistest hakkab see nii-öelda tulema välja, et kui on 3,7 meil tegemist voldiga, siis on niimoodi, et siis sildame siit lihtsalt niimoodi üle. Kui on 12, siis me paneme jadasse, et siit jookseb ta siia ja siit tulevad väljundid. Eks nende kahe pealt oleks väljund. Ja siis läheb see 12 voldine läheb ka veel, hartmul lisaks väikseid juhtmeid pidi BMS-i ka. Et BMS on hüüratud pisike junn tegelikult siin. Aga see BMS on vajalik selleks, et seda saaks laadida. No nii. Ja osa juhtmeid on juba pandud, 2 tükki on vaja see keskmiste jalgade peale veel panna ja siis tuleb neid sellist otsega lihtsalt nüüd tinaga ära teha ja siis panna siit niimoodi väljaspoolt vastu veel. Ja siis vahele pärast, kui asi töötab, läheb veel kuuma liimi lasta. Seda sellepärast, et mingid liikumist ei saaks toimuda, ära fikseerida nii-öelda, siit ma fikseerin ka teibiga ära, mitte teibiga isegi, vaid nipukatega. Et nipukatega fikseerib need juhtmed ka kõik kinni ja siis panebki hiljem siia kuuma liimi lihtsalt tuimalt vahele. Et kui asi töötab, et siis tuimalt kuuma liimi kõik vahed täis. Et oleks ikkagi fikseeritud asi. Et nii see asi siin siis käibki, et see on ju töökoda ja siin tehakse üksi lolle töid. Ja sai jõuahel osaliselt valmis. Need 4 lülitid siin veel ootavad. Et need samad 2 juhet läheb sinna peale veel ja need 2 läheb peale sinna. Et see on nii-öelda siis seadmete enda kaitse jaoks igaks juhuks. Topelt lülitid siis vahel. Ja siis sai BMS külge. Et siuke väike laadimiskontroller ja BMS siis. Vähemalt ta siia pakendi peale on niimoodi kirjutatud. Et näed, liitiumi-ioon aku kaitse ja laadimismoodul. Et siuke värk siis ja siia siis tuleb akud külge panna. Ongi siin on 3 akuplokki jaoks need ja siit otstest siis nii-öelda joodab need samad joodab siin otstesse siis. Ja praegu liimi hakkas igaks üks vahele ajama, pärast on vaja midagi lahti kakkuda.
et kuigi ma mõõtsin testeriga, siis nagu tundus, et kõik nagu töötab. Ja siis see voltmeeter on ka tegelikult vaja veel ühendada. Järgmise päeva õhtu olen taas jälle töökohas, et päeval sai muid toimetusi tehtud. Et vaata, mis ma siis nüüd tegema hakkan. Et eile jäi siis nii kaugele see asi, et sai enamus jõuahelast kõik tehtud. Et akude sisse tulevad juhtmed ja välja minevad juhtmed siis nii-öelda sellest ümberlülitussüsteemist sai pandud. BMS-iga külge pandud. Ühe asja ma unustasin muidugi panna. Oli näete, et siuke kaitse ei panemata siia. Aga selle paneb tõenäoliselt siia, et siit võtab uuesti lahti või pigem lõikab isegi plussi läbi lihtsalt ja paneb lihtsalt plussile vahele. Plussi juhtme vahele, et siis on kaitstud see. Et nüüd on vaja siis siia poole hakata jootma. Et see on siis nii-öelda seadmete kaitse lülitid igaks juhuks. Topelt ei kärise. Et igaks juhuks siis paneb ka vahele nii-öelda seadmetele ka. Et 12 voldi seadmed ühe paari peale ja 3,7 voldi seadmed teise paari peale nii-öelda. Et katkestada selle plussi ja miinust. Ja voltmeeter läheb siis siia vahele. Enne siis neid lüliteid, sellepärast ma siia kaks panen ka. Ja mis siis veel teeb? Enne neid lüliteid 12 voldi süsteemile läheb siis vahele ka siuke ark. Võibolla terav kõrv nüüd kuuleb, et midagi kuskil mängib. Ja mängib siin siis Estonian Adventures uus video. Ja samas käib ka siin töö. Et nüüd sai jõuahel tehtud. Akud lähevad siis nende külge. Mul pole praegu ühtegi markerit kaasas, et markeerida milline. Aga see ei oma nii tähtsust ka. Et siin on õnneks lühike jupp, nii et saan neid taga ka ajada siin. Ja sai ka siit tehtud, et siia ma panin, leidsin, et mul on piisavalt mingite vanade asjade küljest võimalik ära lõigata neid otsakesi. Et lõikasin siis 8 tükki need lahti siin ja jootsin siis need 6-ruudused see külge. Ja nüüd on siin siis 2 outputi, 3,7 output ja 12 output. Et mis siis nüüd teeb? Nüüd paneb siis multimeetri krokodillidega külge ja vaatab, kuidas asi töötab. Et kas asi töötab ja enne kui ma hakkan siin akusid külge panema. Mis toimub? Kas toimub see, et mul on peaaegu akud küljes või? Et üks aku sai siia otsa ära ühendatud. Nüüd läheb siis number 2 aku. Ja veel ei suitse. Ja läheb number 3 aku. Kui ma leian nüüd üles selle klemmi kust ühendada. Ehk siis tegelikult number 1 aku. Nii, ja praegu ei ole veel midagi kärssama läinud. Multimeeter on siin laua peal. Vaatame. Kas läheb juhtme soojaks? Juhtmed on täitsa külmad. Juhtmed on täiesti külmad. Vaatame, kas midagi tuli ka peale. Ma vist peaks alla tõmbama, et siis vist läheb vist 12 volti tuleb peale. Näete, praegu ei ole mitte midagi. Praegu peaks nende otsuste peal olema. Lülitame nüüd aga ümber. Nii, ja mis näitab? Näitab 10 volti. Tundub, et töötab. 12 voldi süsteem töötab. Need akud ei ole päris täis. Nad on erinevate pingetega. Aga nüüd on aeg vaadata ka 3,7 voldi programmi. Lükkame siis 2 klõpsu ülesse. Ja 3,34 volti. Töötab ju. Ja nüüd on aeg ka see siia külge ühendada. Selle jubina paneme ka külge ja siis vaatame jälle uuesti, kas asi töötab või ei tööta. Et nüüd näete, kes kohe video alguses arvas, et sellest ei tule mitte midagi välja. Näed, praeguseni on juba välja midagi tulnud. Et mis see tähendab? Et võib põhimõtteliselt ühendada ka selle ju kõik tõmbab MacGyveriga kõik need klemmid kinni. Et MacGyver käib ka. Ei juhtuda ka midagi. Et piisavalt paks teip ja siin meil ei ole mingid ilged pinged nüüd. Et kaarleek ikka toimuks, et ei ole hullu midagi. Ja ühendab siis need akud ka pärast õhtul veel ära. Ja paneb ka siis siia BMS-i otstele. Nii, nüüd on aeg siis testida, kas laadimine toimub. Praegu näidatakse siukest pinget 10,46.
loodame, et siis see väike klots nüüd läheb veekerssa. Et on juba, näete, miinus on küljes ja nüüd on aeg panna pluss. Paneme kohe plussiga. Ja kohe muutus. Number muutus. Et tekkis peaaegu 12 volti peale. Et väga huvitav, et kas ta siis nüüd laeb ise oskab eraldi laadida neid. Peaks oskama järelikult. No nii, nüüd üks asi siis veel. See display ka peaks tööle hakkama. Pidin küll nüüd jootma lahti siis BMS-i pea miinus ja pea plussi, sellepärast, et need tuleks panna tegelikult ikkagi pärast nagu teisejärgulisi lüliteid. Et see BMS tuleks siia otstesse panna hoopis, BMS-i plussi miinus. Et ainult need kaks võivad jääda, et muidu ma lasen sinna BMS-i peale 3,7 ka vahepeal. Et sellepärast paneb igaks üks siia otsa. Aga vaatame, mis juhtub. Oho! Hakkas numbreid näitama või? 3,72. Vau! Tundub, et töötab praegu. Ja 10,6 volti. Töötab! Töötab! BMS-i otsalaindi tuleme nagu mitte midagi. Ja proovin nüüd selle BMS-i juhtme siis väljund ostesse arendada. Et nüüd peaks, praegu peab BMS-i peale tulema siis vool. Aga jah, kui ei tule, siis on natuke probleem. Et nüüd on aeg tutvustada seadet. Siuke kohver siis. Nagu näha. Vaatame siis ja sisse ka, et mis asi ta täpselt siis on. Ja mida ta meenutab? Et see näeb praegu välja täpselt nagu pomm. Kõik pommile vajalikud asjad on olemas, põhimõtteliselt täidetud. On olemas ajud, on olemas lõhkekehad, on veel ajusid siin. On isegi olemas ekraan. Ja on olemas ka tuluke, näete, tuluke. Ja peale kauba veel. Lisaks, mis ta teeb? Ta piiksub ka veel. Täpselt nagu pomm. Ja täpi pealt nagu pomm. Nii, panime talle laadima. Las ta siis natuke aega laeb. Ega me tegelikult kaua enam siin olla ei viitsi, kell on 1:30 läbi isegi juba. Nii et ei viitsi enam siin tegutseda. Et ma viin selle nüüd tuppa. Ma loodan, et siis öösel lolliks ei lähe, piiksuma ei hakka. Et ma loodan, et jah, see lüliti jääb ilusasti välja. Releed jäävad ilusasti nii, nagu nad peavad olema. Et ei hakka kell 3 öösel see karjuma. Ja kindlasti tuleb selle videole ka jätk. Ma ei taha 30 10 ampertunni süsteemi siis seda asja veel päris jätta. Et seda mahtub seda natuke vähe. Ma tahan seda ju kasvatada. Ja ruumi seal kasti sees on, nii et võib ju kasvatada. Et praegu on seal 65 sellist pisikest pulgakest. Näete, sellist pisikest pulgakest on 65 tükki siin sees. Neist siis 40 tükki on 0,5 ampertunnisid ja 25 tükki on 0,4 ampertunnisid. Miks siis nii? Sellepärast, et mul nüüd 0,5 ampertunnisid pole niimoodi võtta. Nii palju ka nüüd. Et siis täiesti üks akuplokk on 0,4-stest ja 2 akuplokki on 0,5-stest. Et ei ole niimoodi läbi segi pillutud. Et ma tahan siis lõppkokkuvõttes viia selle asja 90-30 ampertunni süsteemi. Kui praegu on siin 65 sellist pisikest pulgakest, sellist, on siia sisse pandud. Ehk siis neid on siis niimoodi, et 40 pulka on 0,5 ampertunnisid ja 25 tükki on neist 0,4 ampertunnisid. Aga kui ma tahan selle viia nüüd mahtuvuse viia 90-30-le, ehk siis 90 on väiksema pingega ja 30 ampertundi on suurema pingega, 12 volti siis on mul juurde vaja 130 pulka. Nii et 80,5 ampertunnist ja siin ülejäänud, mis ta siis meil on, mingi 50 või? Jah, 50 pulka on vaja siin neid 0,4-sid. Kui ma teen need täpselt samamoodi ja mida ma tõenäoliselt teen ka, sellepärast, et kui mul üks plokk juba on 0,4-stest tehtud, siis ma jätkan selle kasvatamist 0,4-stega, ma ei hakka segama, see ei ole hea mõte päris. Ja kes siis tahab toetada, siis on ka võimalik selle akujaama ehitust toetada. Et Tartu kandi inimesed, kes siis tõmbavad neid samu e-sigarette,
siis võite minuga ühendust võtta, kui teil neid kuskil hunnikutes vedeleb. Et siis võib mulle jagada need ära, et saate oma tränast lahti, mina saan siin akud välja tõmmata ja lükata nad kõik siia rohelisse karbi sisse ja vajaduse korral varsti siis juba mingi see teise karpi. Et sellele ma tahan veel lisaploki ka juurde leiutada. Ja saab ka muud pidi toetada, kes tahab, võib ka siis võtke ka ühendust, eks ole. Ja üht pidi on veel võimalik toetada. Kui sa ei ole veel subscribe'inud ehk tellinud seda kanalit, siis tee kindlasti seda. See sul raha kuskilt maha ei võta, see on täiesti tasuta. Nii-öelda see ütleb niimoodi, et see on see jälgima hakkamine lihtsalt. See on see nupukene, lihtsalt ta on mingi telli nupu alla topitud, et natuke jah, tekitab võib-olla segadust. Ja pane kindlasti laiku selle see video meeldis ja kindlasti jaga oma sõpradele ja tuttavatele, sest see toob siia kanalile rohkem vaatajaid juurde. Ja kui sul on midagi sõna sekka öelda, kas siis head asja või täitsa kritiseerida, siis kommentaarium on avatud, et võite ka kritiseerima minna sinna. Kindlasti ma tean, et siin vaatab palju elektrikuid ka, et siis tulge kritiseerige ka. Et ma loodan, et siis see kast põlema mulle homme toas ei lähe. Eks ma siin aega hakkan seda asja vaatama, kuidas ta laeb ja jälgima. Ja, aga tänud, et vaatasid seda videot ja kohtume peagi. Tšauki!